3 raundi, iga raund kestab 2 minutit. Võidab see, kes 3 raundi peale kokku kogub rohkem resultatiivseid lööke. Alustatakse väga ägedalt, loodame, et kõik raundid peavad vastu samamoodi. Mõlemad mehed ründavad väga tigedalt, see ongi selle võitluse eripära. Et kui mõlemad otsustavad rünnata, siis võitlus on kohe alguses päris intensiivne. Kui alguses mõlemad ründasid, siis praegult tundub, et natuke on Max pidanud olema kaitsekontroll. Samas ründab ta ka igal võimalusel vastu. Võitlus on äärmiselt intensiivne ja hoopis teine klass võrreldes nendega, mida me eelnevalt nägime. Need mehed treenivad raudliiga võistlusteks terve aasta. Maxi kehakaal on 60 kilogrammi ja Tomil natukene rohkem, 65, aga tegemist on, nagu öeldud, kerge kahaluga. See ei tähenda, et võitlejad platsil kaaluksid nii palju. Meil lisandub vähemalt 10 kilo varustusest näol, mis mõlematele on ehitatud oma keha järgi. Tuletan meelde, et lubatud on ka mahaviimised ja mul on tunne, et üks võitleja seda praegult ka üritas. Jälle demonstreeritakse, kust tuleb sõna nurka surutud. Esimesed 2 minutit on läbi. Järgmine 2-minutiline raund. Võitja selgub 3 raundi kogusummas. Kujutage ette, kes on tegelenud boksiga või mõne muu intensiivse võitlusspordiga, siis teate ise, mis tähendab 2 minutit ründavat ja pidevalt kaitsvat võitlust. Me oleme esimesed 2 minutit seda näinud ja teise raundi puhul ei paista olevat võitlejate jõud raugenud. Selliste turvistega, nagu te näete praegult võitlejatel seljas olevat, võideldi Euroopas umbes 15.–16. sajandil. Kui enamus keha on turvistatud, siis ei ole vaja suurt kilpi. Tähtis on vastased tugevamad löögid ära arendada. Sellisel juhul, nagu praegult nägite, kohtunik võtab võitlejad laiali ja jätkab sellepärast, et see on, kus tavaliselt midagi edasi ei arene ja punkte ei tule. Nagu nägite, võitlus sai uue hoop peale seda, kui kallistamine lahti lahutati. Ja ma ei tea, kuidas teie, aga mina ei näinud teise raundi lõpuni väsimuse märke. Püsiti teravad. Aplaus võitlejatele. Ja kuidas nii, et raund hakkas pihta ilma innustava aplausita? Resultatiivseid lööke tuleb. Vaibumise jälgi mina ei näe. Küll on natukene võib-olla taga see andnud löögi täpsust, kuid ka see ei ole midagi olulist. Kujutage ette, kui tugevad vastupidavad peavad olema turvised ja kui täpselt ehitatud selleks, et sellisele madinale mitte järgi anda, mitte küljest ära pudeneda. Lubatud on nagu näha ka jalalöögid, kuid nende eesmärk jalalöök iseenesest punkti ei anna. Pigem on eesmärk vastast destabiliseerida ning maha viia.
ühtegi korralikku mahaviimist me täna näinud ei ole, aga mille eest tuleb tunnustada, me ei ole näinud ka ühtegi relvakaotust. Ja kaasaelamine on lubatud, tegemist on 3. raundiga, siit selgub, kumb võidab selle profimatši. Kas Max Nokaga Kiivrist Tallinnast või Tommi, kes on tulnud meile Soomemaalt. Kaasaelamine on lubatud, kohtunik lahendab ära klintsi. Paludaks Tommi. Ja võitlus jätkub, võitlus jätkub. Ma ei tea, kuidas teie, aga mina tunnen siin raudraua vastu löökidest isegi osooni lõhna. 3. raund on läbi. Ja need mehed on ära. Ja 4. raund läks. Omavahel siis vastakuti. Maksim klubist Valhalla, Tallinna. Sinipunastes värvides Nokaga Kiivriga ning mustvalgetes värvides Tommi Soomemaalt. Ja tegemist on raundiga profimatsiga. Juhin tähelepanu sellele, et mina asjaga tegelenuna ei näe vahet ja ei näe väsimust ka 4. raundi alguses. Sama innuga, millega mehed alustasid, jätkavad nad ka praegu. Meeste nimed Max ja Tommi. Tommi üritas maha viia Maxi, kuid Max lahendas olukorra väga hästi, haarat Tommi haardesse. Ja nüüd ei lasta lahti. Kas 4. raundis tuleb resultatiivne mahaviimine või järgneb veel resultatiivne löömine? Keskela. Ja julgemine publikum, elage kaasa, meestel on vähe jäänud, siit selgub võitja. Kõlas 4. raundi lõpuvile ja suur aplaus võitlejatele 4. raundi eest. Kuid alanud on 5. raund. Anna menda! Pane nüüd, Maksim! Väga hea, elame kaasa! Maksim! Pane nüüd! Tee nüüd pähe talle! Suomi! Ei ole Suomi, Viro! Ja ei hoia tagasi ennast Eesti publik, muidu mehed lähevad Soome Tallinnasse tagasi ja ütlevad, et Pärnu on vist külmast võetud tuulest. Ikka pikali! Iga uile aitab, iga uile võib tuua punkti teie lemmikvõitlejale. Löögid on jäänud mõnevõrra vaiksemaks, kuid täpsus ei ole kadunud, mis on äärmiselt oluline. Ilus resultatiivne löök Maxi poolt. Kas Tommi paneb midagi vastu ja alustas rünnakuga? Kas me näeme veel 5. raundis midagi väga ägedat, näiteks maaviimist? Kui me kaasa elame, äkki näeme? Ilusad löögid kilbiga löögid on lubatud. Ja Tommi on läinud agressiivsemaks veel raundi lõpu poole. Kinni ja viska see vend üle ääre! Ja peale raundiga matše on toimumas siin samas Rüütlite külas veel igamehe rammu pool, mille võitjale on auhinnaks kast õlut. Ja sinna saab tõesti igaüks osaleda. Tuleb teha erinevaid... Lõppenud on 5. raund.